Nii läks. Tere, Artur. Tere. Sa oled naiste tüki kunstnik, üks nii-öelda mehe käsi selle asja juures. Mida sina mõtled ja tead sellisest nii-öelda kaasaegse tantsu naiste revolutsioonist? Oled sa selle peale pidanud varem mõtlema või ongi nüüd see tükk toonud sinu maailmasse selle akna juurde? No professionaalselt on see tükk toonud üldiseltki nagu, et see on mu esimene tantsulavastus põhimõtteliselt, mida ma kunstnikuna teen. Võib öelda küll, et esimene. Aga ma samamoodi vist püüan ka selle nagu nii-öelda naiste osa sealt välja, et ma ei pane sellele nii suurt rõhku, sest mulle tundub, et muidu see nii-öelda lõhe äkki läheb nagu suuremaks veel, tundub. Et see ei tundu ka praegu nii oluline mulle. Et üle lõhutada ei tohi nii-öelda, jah. Sa leidsid, mul on tunne, et ma filmin siit ka, et sa leidsid inspiratsiooni sellise kunstniku ja performance kunstniku tantsija nagu Lariboe tükkidest, et ma saan aru, et võtsid ühe võtte, millega seda ruumi luua siia. Et mis sa Lariboe asjadest, mis sa leidsid temast? Nagu siingi on näha, et asjad teibiga seina. Ühesõnaga, Lariboe juhtus nii, et ta sattus meil ka selliseks ju ühenduslüliks kõigi vahel, või nii-öelda nagu lõpuks kõik lähtuvad Lariboest. Et siis tegelikult tundus ka, et ruumi võiks Lariboest võiks nagu inspireeruda, et ruumi lahendada, mis tähendab seda, et tema galerii performance'ites oligi põhiline asi see, et ta paneb kõik vajaminevad asjad seina. No temal on see nagu tingitud sellest, et publik ära mahuks, et asjad ei mahu maha, aga meil on see siis nagu nii-öelda muudetud kunstiliseks kujundiks, et kõik tuleb seinast. Lariboest ma vist teistega eriti räägi, kuna igaüks tõlgendab peamiselt üht teist artisti, aga mida sina Lariboest enda jaoks leidsid? Ma nüüd ei mõtle asjade seina teipimist, aga Lariboe kunstniku töö ja tema selline minimalismi hullus, et väikeste lugude hullus, et kuidas sa temaga kontakti said või mis sind köitis selle asja juures? Ma arvan, et kõige rohkem äkki tema nagu mitte maniakaalsus, aga põhjalikkus, et ma vaatasin dokumentaalfilmi sellest, kuidas ta enda asju ette valmistab ja kuidas ta nii-öelda järel ise nagu dokumenteerib neid ka hästi põhjalikult, et see näitab, kuidas ta nagu enda töösse suhtub. See võib-olla tundus kõige inspireerivam või et läbi selle ma näen, et tal on ikkagi mõte taga seal. Kui sa nüüd vaatad neid tänaseid Eesti tantsijaid, kuidas nendega koos on töötada ja mis sa siit leidnud oled, et kuidas need praegused Eesti tüdrukud, kes nüüd tõlgendavad üsna julgelt ja vabalt seda klassikalist materjali, kuidas sa nendega kõneled või nii, on sul raske töötada, kerge? Nad pusivad üsna nagu oma ette või selles mõttes, et see on kuidagi tundub ka natuke õige alustuseks, et neil on need oma soolod ja nende nii-öelda soolodesse, mis nemad ise siis teevad, et ma nagu väga palju ei trügi nii-öelda, aga ma püüan selle sama Lariboe seina külge teipimise nagu kujundiga, see on üsna otse, see ei ole ka kujund, mingi hetk võib-olla muutub kujundiks, aga et sellega ma pigem üritan neid kõiki raamida, et see asi nagu kokku läheks või et ta täiesti 4 erinevaks sooloks jääks. Et aga töötada on selles mõttes, et ma püüan neile vastu tulla ja soovitada enda nagu teadmiste ulatuses.
Sveta ütleb, et sa oled hästi selline kunstnik, kes on alati lavastusprotsessis kaasas, et sa nagu nii-öelda tegelikult töötad ka lavastamise mõtlemise juures, et pakud ideid välja niiviisi, et see on, Von Krahlis oled sa teinud tööd niiviisi jah, et kuidas sa selleni, see kaasaegses teatris selleni on jõudnud ja kas see ongi et sinu jaoks ongi normaalne see, et kunstnik mitte ei tee lahendust lavastaja pakutud visiooni järgi, vaid et sa tõesti oled ka osaline protsessis? No see tundub lahutamatu minu jaoks või tähendab, et sellest ongi natuke naljakas rääkida, sest see tundub mulle loomulik, aga see on ka võib-olla tänu sellele, et ma sattusin sellise lavastajaga kokku, kellega ma olen hästi palju töötanud, on Kertu Moppel ja tema on nõus sellise asjaga lihtsalt, et ma arvan, et paljud lavastajad võib-olla ei ole nõus jagama nii-öelda mitte vastutust, aga nii-öelda, et ühesõnaga jah, et lavastaja peab olema ise ka nõus selle asjaga, et siis aga samas see tundub ka jälle ainuvõimalik, sest see stseenograafia või nagu nii-öelda see visuaalne pool seda ei saa nagu kuidagi eraldada niiviisi üksinda võtta. Mis sa seekord veel seina peale kleebid? Ma ei tea, mis objektid sul seina tulevad, et kas meil siin on palju seina? Praegu on jah, kuigi ma vaatasin, et ega väga palju ei saa kleepida ka, et iga objekt nõuab ruumi enda ümber. Et siis ta muutub ka natuke selliseks eraldi kunstiteoseks. Ma ei tea, kas see on vajalik, aga samas ei tasu täis ka toppida. Aga seina tuleb veel, bassein tuleb näiteks seina. Koer tuleb seina. Erinevaid asju. Tuleb vaatama tulla siis. Mis oli nüüd praegu tähtis asi, mis ma küsimata jätsin, et kindlasti on mingi asi, mis sul on selle tööprotsessi juures kripeldanud või millele sa mõtled, aga ma ei taibanud küsida, et kui sa nagu selle konkreetse lavastuse, see on ju palju pisikesi lavastusi ühel õhtul, et kui sa selle peale mõtled, et mis on teistmoodi või et kuidas su töö või oleks siin teistmoodi on või mis on see olnud sihuke saatev mõte sul või? Ma pigem arvan, et äkki see ongi see ühendamise hetk, et kuidas ühendada 4 eraldiseisvat asja, et neis säiliks nende eripära ja omapära, aga et see oleks ikkagi terviklik õhtu. Ma arvan, et see on olnud see oli kõige keerulisem mõte on juba leitud, vaata. Et ma loodan, et see hakkab toimima ka, see vist ongi kõige olulisem selle juures. Aitäh!